Hei hopsti! Olen ühe inimese juures ja siin on üks väike kontor. Inimene ütles, et umbes aasta tagasi või niimoodi keegi, kes ka tegeleb EMK mõõtmistega, oli käinud ja siin seadistanud, et tema väikses kontoris ei ole madalsageduslikku elektrivälja. Et tema kontoris on kõik hästi, ütlesin, et aga vaatame üle, mõõdame korra. Ja laua peal on üsna tugev elektriväli, et ei saaks nagu öelda, et siin oleks kõik hästi. Välja on vahetatud 2 toitejuhet. Välja on vahetatud printeri toitejuhe, kuvari toitejuhe, aga läpaka toitejuhe ei ole. Nurgas on meil täiesti tavaline pikendusjuhe. Sellised allikad. Et teeme väikse võrdluse, milliseid varjastatud toitejuhtmeid mina kasutan. Teeme siis väikse võrdluse, et need kaablid, toitekaablid, mis olid pandud ja see, mida mina kasutan. Ja siis toitejuhtmed, mida mina kasutan. Et vahe on ikka märgatav. Olen rääkinud sellest päris palju, et varjastatud kaableid on väga palju ja erinevaid ning tuleb leida õiged kaablid. Ja klaviatuuri puutudes on ka väga tugev elektriväli. Et võtan ette ja vaatame, mis siin teha annab, et nõrgestada madalsageduslikku elektrivälja. Kui teha kontorites siis seadistusi ja vahetada toitekaableid ja nii edasi, siis tuleb ka mõõta valgusteid ja ümbritsevat keskkonda. See valgusti tegi väga tugevat elektrivälja. Teevad üsna tugevat elektrivälja. Teen tehnilise lahenduse ja siis vaatame uuesti. Võtsin lambi lahti ja tegin tehnilise lahenduse ja vaatame uuesti. Võrreldes ennem. Ja palju parem. Vahetasin välja siis tavalise pikenduse ja toitejuhtmed. Korrastasin laua peal juhtmeid. Ennem oli selline. Laual see ilusti juhtmed kokku toodud. Ennem näitas mõõtja niimoodi. Ja nüüd on 1,8. Tunduvalt parem. Kui seinte sees oleks ka varjastatud süsteem, siis saaksime kindlasti alla 1 voldi meetri kohta. Siin avastasin ka sellise huvitava asja, et printer on metallriiuli peal ja metallriiul lisas elektrivälja tugevust. Katsetasin, uurisin ja maandasin metallriiulid, millest oli natuke kasu. See ei tähenda, et metallriiuleid nüüd maandama hakata, alati peab mõõtma, sest võib tekkida olukord, et kui maandad, siis võib elektrivälja tugevus suuremaks minna. Olen tulemusega ise rahul. Kuna seinte sees on tavalised kaablid, siis arvasin, et niivõrd madalaks elektrivälja ei saa, kuid sain. Ole teadlik, et kodud ja kontorid on võimalik puhtaks teha madalsageduslikust elektromagnetväljast. Tervisemõjude kohta võite uurida emfportal.org.